siit lähevad laevukesed, muuhulgas Limone sul kaldasse, mis on minu tänase päeva sihtpunkt. Aga mina otsustasin, et ma üritan siiski sinna jala minna, et peaks minema ilusad jalutusrajad. Muidugi need mäed teevad selle mineku üsna väljakutsuvaks. Et head aega liivadel kalda. Loodetavasti kohtumiseni. Et see põgus aeg, mis ma seal olin, et mulle jäi sellest kohast väga siuke positiivne, hea mulje. Ja oli väga mõnus. Aga esialgu ma ei pea siiski kohe mäkke ronima hakkama, et päris mitu kilomeetrit peaks minema siit rannaäälset jalutuslada, alustades ilusa promenaadiga. Promenaadist on saanud siuke tee. Oi, danger. Vaadake, et kiviga pähe ei saaks. Alt mäe seest on näha, et läheb ka autotee. Et enne kui see autotee ehitati, siis Limone sul kaldasse sai kas ainult laevukesega üle vee või siis tuli kõrgelt üle mägede ronida. Sest nagu näha, need kaljuseinad, need mäed on siin nii jälsud. Aga jalakäijatele on Ülemise koduse tunnel, kui nii võib öelda. Juga sealt tuleb ja näikse sedamoodi, et mina hakkan jõudma miskisse asustatud punkti või siis vähemasti kohvikupunkti. Mons Royale ongi kohvikupunkt heade vaadetega. Oi, matkakell hoiatas, et 551 meetrit tõusu järgmisel 3,6 kilomeetril. Et alt saab jalgrattaga ringiga ka ja asfalteeritud teed mööda. Aga siis sa teed ikka kenasti palju pikema ringi. Tere tulemast Pregasinasse. Üks väikene külakene siin. Künka peal. Mäenõlval. Pregasinis on hotell Panorama, jooksikud ja ratturid. Ja panoraam. Siit on siis vaated. Täpselt samuti on siin panoraamvaatega kirik. Panoraami pilved küll marjavad. Külast väljas taas ronimine ja vaatad, et siin on kohe korralik kiviparkett. Aga mina teadagi kaldun valima sellised mitte nii korralikud matkarajad. Ikka turnimist saab ka olema. Turnimist ja vaateid. Alt läbi udu on seda teisel pool järveservas asulaid ka näha. Ja siit näeb isegi riivadel kaldasse välja. Aga pilved on nii paksud, et kaamera kaudu see vist ei paista. Siit on paremini näha seda asulat, kust ma läbi tulin. Et ei olegi ta midagi nii väike. Üsna korralik. Sellised terrassid siin jalutamiseks. Oi ja mäe sees miskid punkrid. Tänasel päeval sobivad nad harva ilmaga vali otsimiseks, aga kunagi vast olid mingisugused kaitserajatised. Siin ma põhimõtteliselt peaksin olema tänase päeva kõige kõrgemas kohas, umbes 900 meetri kõrgusel mäetipus. Kokku on tõusumeetreid olnud 1100 meetrit ja siit edasi hakkavad laskumise meetrid umbes sama palju. Et tõusud olid kohati üsna jälsud. Ilmselt laskumised siis tulevad ka. Miskid megavaateid siit Punta Laviki selle 907 meetrise tipu kõrvalt just ei saa, et üsna tihked pilvemassiivid. Ja siin siis
näitavad matkarajad mitmesugused. Limone, no mis te arvate, minu matkarada on muidugi see kõige kahtlasem. Tabasid kuskilt. Ahaa, ei, siit läheb ikkagi üsna normaalne astmine. Üsna selline omamoodi hallus. Ilmselt lähen läbi pilve. Kivised, rajakesed ja jälsud minekud. Siin peab suht ettevaatlik olema, sest see kivi kipub veerema talle all. Maa hakkab paistma teisel pool mäge. Sinna alla kuskile peaksin jõudma. Limone sul kalda Esfaludus. Limone sul kalda. Tere tulemast. Hakkan vaikselt kohale jõudma tänase päeva sihtpunkti. Kirjade järgi peaks Limone sul kaldas olema umbes 1700-1800 elanikku. No vaadates tundub see linn küll märksa suurem ja tihedamini asustatud. Aga eks need ilmselt turistid on, kes siin neid rahvamasse moodustavad. Ja Limone nimi justkui viitaks, nagu oleks tegemist sidunitega. Ja kuigi siduneid väidetavalt siin piirkonnas rohkesti kasvatatakse, siis nimi siiski olevat kusagilt mujalt. Ma nüüd täpselt ei mäleta seda viidet, kust. Aga Limone sul kalda, ehk siis lihtsalt Limone. Sidun. Lemon. Ja kui ma paadikesega oleksin tulnud, siis ilmselt oleksin kusagil siin maabunud. Ja hakkan hotelli kohale jõudma, et arvasin, et tagasihoidlik majutus. Aga see siin paistab ikka õitajagi hotell olema. Selline ruum rõduga. Ja kui täpsel ajal jõudsin, hakkas sadama. No see on matkapäeval eriline rõõm, kui sa matka teetad ja siis jõuad täpselt hotelli ja hakkas sadama.